Emadepäev on tulekul, saan siin Viru Keskuse Goldtime'is kokku Nele-Liis Vaiksooga, et valida sobivaid ehteid. Nele-Liis, nii tore sind näha siin ehtepoes, et kui tihti sa käid üldse, kas endale siis valimas või kellelegi teisele kingitust? Ma tegelikult käin ehete poes või siin Goldtime'is päris tihti, sellepärast, et kui ma ei vali kellelegi teisele, siis ma valin endale lavale. Ikka tahad võib-olla värskendada oma outfiti ja siis ma siin käingi valimas. Viskan ikka pilgu peale, et mida uut on jälle kollektsioonidesse tulnud ja ikka kuus päris mitu korda astun läbi ikka. No ma tean, et sul on üks hästi eriline mälestus ühe ehtega ka. Räägi sellest. No võib-olla kõige erilisem ehe üldse, mis mul on minu kihlasõrmus, mis on siis tegelikult ka pärit siit Goldtime'ist või õigemini läbi Goldtime'i minu elukaaslane Mihkel, siis see organiseeriti Šveitsist kohale, et see on täiesti eritellimustöö ja kohe selline eriti eriline sõrmus, mis on ekstra siis mulle nii-öelda disainitud. Et ma olen väga tänulik Goldtime'ile, et nad vastu tulid Mihklile ja talle niimoodi kaasa aitasid. Aga ma mäletan, et kui mul mees selle sõrmuse kinkis, ma ütlesin, et väga hea, et siia kõrvale sobiksid kohe ilusti ühed ka teemant, briljant kõrvarõngad ja emadepäev on tulemas. Ma just vaatan, ma leidsingi siin, on kohe täitsa olemas ja väga lahe asi, või ehe on, vaata, see on tantsiv teemant, siin keskel on selline värelev väikene teemantikene ja ma arvan, igapäevaseks kasutuseks, väga nunnu süda, eks ole. Ja tegelikult kõrvarõngastega minul on endal elust enesest üks väga hea nipp. Näiteks kui ma tunnen, et ma ei näe liialt kuidagi hea välja või enesetunne ei ole nii hea, siis ma olen õppinud, et pane kõrva uhked kõrvarõngad või ütleme, minu puhul on siis ühed konkreetsed pärlist kõrvarõngad ja ma absoluutselt iga kord saan komplimendi, et isver, kui hea sa täna välja näed, kuigi tegelikult ma seesmiselt ei tunne ennast üldse nii säravana, aga vot toimib. Väline ilu. Aga kui palju sa üldse kuldehteid kannad ja kas sa miksid oma vahel ka näiteks siis hõbedat kulda? Mul on sellised perioodid. Mingid kuud ma kannan iga päev ehteid, mingisugused kuud ma tunnen, et ma tahan täitsa ilma eheteta olla. Et ikka kannan ja miksin ka oma vahel. Mul ei olegi sellist lemmikut, et kas kuldne või hõbe, et kannan täiesti mõlemat. Et mul on killasõrmus on valgest kullast, vahel üritan sellega siis midagi kokku sobitada, aga samas siin täna mul on sellise väikene kullatud ehe jällegi kaelas, et kannan kõike hea meelega. Kus see ehe on pärit, mis sul kaelas on? See on täiesti tutikas uhi uus kollektsioon, see on siis Kuma disain ja minu meelest neil on eriti nunnud uhi uued kaelaehted, siis ongi emadele, siia on peale kirjutatud ema, või siis vanaemadele, saadaval on kullast ja hõbedast ja mis on veel eriti armas, et teisel pool kõikidel nendel emal on veel nagu südamega, et mina paningi praegu selle südame poole siia ja need on veel eriti sellise mõnusa tasku kohase hinnaga ka, et saavad ka lapsed tõesti oma taskurahast võib-olla oma emadele selle siis ära kinkida, et selline mõnikümmend eurot ta siis maksab. Nii, et kas sul on nüüd endale ja ka emale kingitused olemas? Ma arvan küll, sest minu emale meeldib ka ehteid kanda ja ma arvan, et siin seda valikut on küll, ma pean nüüd lihtsalt välja valima, et millised siis täpselt nüüd tema emadepäeva kingikorvi satuvad.